kümned ajaleheartiklid lausa kisendavad, et Eestis varastatakse väga palju, eeskätt kaubanduskeskustest. Aga oleme nüüd ausad, mitte igaüks ei saa sellega hakkama. Kui minusugune tavaline inimene otsustaksin poes midagi varastada, siis see suure tõenäosusega ei õnnestuks, sest kohe algusest peale käituksin ma nii ebakindlalt ja kahtlaselt, et kõik selle poe turvakaamerad jälgiksid üksnes mind ja kõik turvamehed oleksid valmis mind kinni võtma. Kuid jälgigem nüüd neid tüüpe, kes käivad igapäevaselt suuremaid poode ja kaubanduskeskusi tühjendamas. Nemad ei kõhkle. Lihtsalt tulevad ja võtavad nii palju kui mahub ning lahkuvad. Tavaliselt sellisel inimesel puudub elukoht, töökoht, võimalik, et ka toetav sotsiaalne võrgustik, samuti võib-olla ka isikut tõendav dokument ja tal ei jää lihtsalt muud üle. Et neid võib nimetada ka professionaalideks. Me teeme siiski natuke vahet, et professionaalne varas ei jää vahele. Aga olgem nüüd ausad. Tavainimese vaates on kõik need, kes igapäevaselt poodides vargil käivad, ikkagi professionaalsed vargad. Nende töö ongi varastamine ja neid on väga keeruline peatada. Just see, et selline nahaalsus, kohati ka siis jälgede segamine, erinevad skeemid ja ka grupiviisiline tegevus. Ja siin on üks näide nüüd, kuidas nad siin tegutsevad, eks? Just. Tulebki siis esialgu üks, pärast ka teine selline tööline, kes siis tegelikult suhteliselt nahaalselt hakkavad kreeme ja kosmeetikat riiulist võtma. Üks kasutab korvi. Ja juba kühveldabki sisse. Ja juba kühveldab ja teisel on siis kott, kuhu ta samamoodi siis hakkab oma kotti laduma. No, pisut vaatavad ümber ringi ja tegelikult on ikkagi suht tuim ladumine. Nad on juba arvestanud sellega, et nad võivad vahele jääda, nad võib-olla on ka mitmeid kordi vangis istunud. Neid ei kohuta see mõte, et aga kui see juhtub jälle, et me oleme vahele. See on üks osa nagu sellest tegevusplaanist. Ja see on prohvidele iseloomulik, et nad varastavad korraga palju. Just. Seal taustal tegelikult on näha ka siis veel üks kahtlane kuju, kes tegelikult ongi nende kahe varga ninamees. Kogu ürituse koordinaator. Nagu. Ja, oli näha, et ta ka niimoodi käega viipas, et okei, aitab nüüd, minge nüüd korraks laiali. Kotiga varas läheb lihtsalt välja. Kraamitäis korv tõstetakse aga värava lähistel maha, kust siis kolmas osaline selle välja viib. Koduelektroonikat müüva poeketi Euronics esindaja Andrei Fjodorov ütleb, et profid vargad teevad nende firmale igas kuus 1000 eurode eest kahju. Kui me räägime profidest, siis klassikalised turvaseadmed, mida me kasutame, ei ole nende jaoks takistus. Ja ma võin siia juurde lisada, et meie kasutame ühed parimad süsteemidest, mis üldse on olemas. Aga kui on mingi lukk, siis alati leidub ka mingisugune võti, mis oskab seda lahti teha ja mingi tegija. Üks asi, mis alati neil olemas on fooliumist ehitatud seljakott. Kui nad panevad turvaelemendiga asja endale kotti, siis nad saavad rahulikult kassaliini ületada ja ühtegi märguannet selle kohta ei tule. Ja teine asi, mida nad kaasas kannavad, on tavaliselt hästi tugev magnet. Seda kasutatakse just nimelt turvaelementide eemaldamiseks. Kõik sagedasem on tegelikult siuke paarikaupa vargil käimine. Ehk siis üks siis hajutab turvatöötaja tähelepanu või teenindajate tähelepanu, aga on ka ikkagi oluliselt neid juhtumeid, kus ollakse kolmeki. Ühe päris tüüpilise skeemi kirjeldamiseks ongi Euronics esindajal näidata terve klipp elust enesest. Kauplusesse sisenes 2 isikut, üks läheb kauba juurde, hoolikalt vaatab, mida võtta, võtab telefoni kätte, annab oma partnerile teada, mida oleks mõistlik võtta, siis liigub sisse tema partner. See nokkmütsiga, nii? Ja. See sama, kes juhis tähelepanu eemale, võtab suvalise asja, läheb sellega kassasse valge mütsiga. Nii. Läheb, küsib, mis iganes küsimusi, et mis funktsioonid on, palju maksab. See jälgib hoolikalt, siin seisab espressomasinate taga, millal on õige hetk. Siis, kui ta näeb oma võimaluse, võtab masina ja liigub välja. Turvaväravate signaal muidugi käivitub, aga selleks hetkeks, kui poetöötaja jõuab reageerida, on varas koos kohvimasinaga ammu jooksus. Teine klipp, mida koos analüüsime, osutab selgelt, et ega elukutseline varas ühe õnnestumisega päeva lõpeta.
tore tööpäev jätkub linna teises otsas asuvas elektroonikapoes. See on selline klassikaline lihtne muster, mis peab tõdema aega, et ikkagi neil toimib. Ma kujutan ette, et see ei ole piim ja sai, vaid see on ikkagi midagi, mida siis edasi müüa, aga mis siis täpsemalt? Et kõik, mida on lihtne kiiresti realiseerida, standardiks jäävad kallis alkohol. Politsei esindajal on siinkohal näiteks kohe rääkida lugu tänaseks kinni võetud ja vangi saadetud profist alkoholivargast. Meil oli varas, kes toodi autoga kohale. Ta läks oma kotiga täiesti julmalt poodi. Ta täiesti päise päeva ajal ladus kalli alkoholi kotti. Ta ei teinud isegi sellest teist nägu, pani kotti kinni, astus poest välja, istus autosse ja sõitis ära. Tema saldo ühest kaubanduskeskusest 2022. aasta juunikuu seisuga oli 14 000. Tänaseks on ta vanglas. 14 000 oli ühest kaubanduskeskusest. Aga nagu öeldud, alkoholiga proffide varaste tööpõld ei piirdu. Miski eriline huvi on neil šokolaadi vastu. Väidetavad šokolaadi on lihtsam realiseerida kui alkoholi isegi. Siis on igasugused Gilletti varuterad, mis siis maksavad ka seal 20-30 eurot, kosmeetika, igasugused kreemid. Sealt edasi juba kalamari, teatud juustuvalikud, mingid kinkekomplektid olid ka jõulu eel. Elektroonika kindlasti kuulub ka sinna. Seda, millist elektroonikat vargad kõige enam noolivad, teab muidugi Euronixi esindaja. Portatiivne audio, kõrvaklapid, väiksed kõlarid kompaktsed, mida noored väga armastavad, iluasjad, näiteks kallimad föönid, kallimad veekeetjad väiksest kodutehnikast. Sellised asjad, mis on lihtsad, mis mahuvad enamasti kotti. Muidugi me oleme näinud ka olukordi, kus inimesed üritavad näiteks soundbaare, helisüsteeme pikkaid võtta. Isegi on proovitud ka telereid võtta, aga see on pigem aktiivsel müügi ajal, näiteks jõulude ajal. Ja ikkagi, kuhu viiakse need seljakoti täied kallist viskit, šokolaadi ning kellele müüakse varastatud föönid ja minikõlarid? On olnud sellist tänavamüüki, ma olen ise kogenud seda. Mulle suvel tuldi pakkuma võid, 30 pakki Saaremaa võid oli tüübil kilekotis. See oli selline üsna koomiline olukord. Ja siis need turul on mingisugused kokkuostjad, tulevad mingid tüübid, ütlevad, me pakume sulle, sa nagu nii siin müüd igasugust asju, aga ma anname sulle šokolaadi väga soodsa hinnaga ja oleme isegi näinud Facebooki täiesti inimene oma profiilil reklaamib seda välja, kuigi me teame, et see kaup on varastatud. Ma ei saa öelda, et see on nagu tõusev trend, aga on ka ikkagi sellised tellimusvargusi ka. Meil on tõendid selle kohta, et näiteks väga kallid fööne näiteks või epilaatorid või elektroonilisi hambaharju. Sellised asjad, mida kuidas ma ütlen, inimene, kes seda hakkab kasutama, ise ei taha seda teed pidi minna, aga ta teab kedagi, kes on võimeline seda asja välja võtma. Ja siis ta esitabki tellimuse, aga huvitav, kuhu see tellimus esitatakse? Kas see on mingisugune? Ma jään vastuse võlgu, kui see info liigub, et ma arvan, et see, kes otsib ikka leiab, et tänapäeva internetis ei ole väga raske võib-olla seda teha. Meil on näiteid, kus isikult on tellitud kohvi, kalamarja ja lõhnasid, ja täidetakse täiesti vabalt tellimusi. Eesti suuremad poeketid kaebavad juba ammu, et professionaalsed vargad tühjendavad aina jultunumalt ja ikka riiulitäite kaupa, kallist alkoholi, šokolaadi, hinnalist elektroonikakaupa ja kosmeetikat. Kõike seda, mida saab mustal turul kiirelt rahaks teha. Professionaalne varas ei mõtle kaua. Ta teeb poe peal mõned pettemanöövrid ja siis siirdub otse sinna, kuhu vaja ja võtab seda, mida tahab. Tavaliselt kallist alkoholi. Tuleb välja, et neid profivargaid, kes tellimuse peale varastavad või põrandaluseid turge varustavad, pole just ülemäära palju. Aga nad on väga aktiivsed. Väga väike hulk professionaalseid vargaid paneb toime väga suure hulga varguseid. Palju nüüd võib olla näiteks Tallinna suuruses linnas selliseid päris prohve? Eks see kui sõltub, et kus see nüüd see kategooria panna, et kus see varga kutsestandardi järgi piir läheb, aga me hindame, et neid kuskil 20-30 selliseid staasikaid, korduvaid nägusid sellise piirkonna peale. Suures plaanis me nõustume sellega, kui panna kinni 30-40 seda isikut või siis seda gruppi, siis varguste arv kukub sisuliselt 80-90%. Siis see tähendab, et
iga nägu põhimõtteliselt on nii politseile kui ideaalis ka kaubanduskeskustele ikkagi ju tuttavad. Tõepoolest, kui meile see pilt tuleb, siis me valdavalt ütleme ära, kellega on tegemist. Aga ega ainuüksi kahtlase näo eest ei saa kedagi kinni panna. Kui ta on kahtlane, siis me teda jälgime. Mingisugust avalikku häbilisti me ei saa teha, seepärast on isegi sellistel inimestel, kes lähevad seda teed pidi, on õigus privaatsusele. Just nimelt, te kuulsite õigesti. Ka paadunud vargal on õigused. Sestap, muide, on meiegi loos nende näod udutatud. Aga mida siis saab teha? Kuidas neid profivargaid ohjata? Nagu ikka, kõik on keerulisem, kui tahaks. Üks näide, mis kahjuks kordub aina rohkem ja rohkem, on see, et näiteks me esitame avalduse, meil on tõendid, meil on videot, meil on nägu näha ja siis ei juhtu midagi. Siis me ei saa isegi vastust. Teatis kriminaalasja alustamise kohta me isegi ei saa. Tihti see kulmineerub sellega, et me saame 3, 4, 5, 6 kuu pärast teatisi, et kriminaalasja on kinni pandud. Ja küsimus või probleem on siis milles? Ma kardan, et see on ressurssi krooniline allarahastus politseis. Ja. Süstemaatilise varga menetlus tähendab tihtipeale 10 erinevate episoodide uurimist ning tundide kaupa salvestatud tõendusmaterjali ülevaatamist. See menetlus läheb maksma suurusjärgus 20 000 eurot. Kui ühel pool on jalgrattavargus, viinapudelivargus ja teisel pool vägivallakuritegu, lähisuhte vägivallakuritegu või siis ka alaealise poolt toime pandud loomapiinamine, siis tuleb tegeleda nende kuritegudega, mis enim ohustavad kogukonna turvalisust. Kõigega tegeleda ei jõua, aga avalduse peaks ikkagi esitama, me vaatame need avaldused läbi. Ei saa öelda, et selle üksiku asjaga me mitte kunagi ei tegele. See jääb ootele, tegeleme siis, kui on ressurssi. Aga kui nüüd on nii poele kui teile tuttav professionaalne varas, siis sellisel juhul politsei on alati reageerinud sinna. Nüüd oleneb sellest, mis on tema jooksva aasta saldo, ütleme siis. Ühesõnaga, politsei võtab ühe varga menetlemise tõsisemalt ette siis, kui varguste arv ja ka tekitatud kahju suurus on piisavalt suur. Siis me loomulikult lepime prokuratuuriga kokku tema vahistamise ja karistamise. Kui suur on suur? Täna julgeks öelda, et varas, kes ikkagi sellised 2-3 tuhat on ikkagi juba suutud ühele ketile kahju tekitada, meie jaoks juba suur ja seal me väga selgelt toimetame. Hea meel on tunnistada, et kohus määrab järjest karmimat karistusi. Ilmselt võetakse aluseks väga palju ka isiku varasem taust ja käitumine. Aga Euronixi esindajal on pigem jäänud mulje, et riik profivaraste suhtes üleliia karme ei ole. Ja kohtusaalis tihti me oleme näinud ka sellist olukorda, kus prokuratuur proovib seda keerata seda teed pidi, et aga isik läheb paranemist-teed pidi. No minu küsimus, kui ta on varasemalt 8 korda karistatud, kus see peaks tulema?